Eesti Sotsiaalministeeriumi tellitud analüüsist selgub, et kolmandik eakatest on kogenud lähisuhtevägivalda. Füüsiline, vaimne, majanduslik või emotsionaalne. Vanemaealiste vastu suunatud vägivald võib võtta mitmeid vorme. Eriti kurvaks teeb see, et paljud kannatavad vägivalla all just oma kodus, kus turvalisus peaks olema iseenesest mõistetav. Kogemusest lähtuvalt, kui me räägime eakatest, siis tihtipeale on vägivald, kus kannatanuks on siis eakas ja tihtipeale on siis teine osapool, ka siis täiskasvanud laps, kes siis kas tarvitab alkoholi, on töötu, tuleb sealt teatud pensionipäevad, küsitakse raha ja üks olukord on ka selline näiteks, kus lapsevanem oli ise lapsepõlves lapse suhtes vägivaldne, aga nüüd hakatakse tagasi tasuma, et ollakse vägivaldne vanema suhtes. Levinud on ka olukorrad, kus lähedased võtavad vanainimesed pangakaardi, keelavad tal oma rahaga toimetada või petavad ta lausa oma kodust välja. Hoolimatus ja hooletusse jätmine võib samuti olla vägivald, isegi kui seda ei tehta tahtlikult. Justiits- ja Digiministeerium tegi möödunud aastal sel teemal ka uuringu. Tulemused olid öövastavad. Kui me räägime vanemaealistest 65+, siis esineb füüsilist vägivalda 21% vastanutest, kelmuseid esineb 36% ning varguseid 17%, kusjuures need inimesed, kes kannatavad füüsilise vägivalla all, nendest 45% või siis ka vaimse vägivalla all kannatavad seda oma enda lähedaste käte all. Vägivallajuhtumeid ei pruugi eakad ise isegi vägivallana tajuda või ei julge nad abi otsida. Tihti peetakse seda peresiseseks asjaks, millest ei räägita, ning Sotsiaalkindlustusametini jõuab vaid väike osa ohvritest. Juhtumeid kahjuks jõuab kuskil 10% kogupöördujate arvust, mis kindlasti võiks olla suurem. Selle nimel me teeme ka üsna palju pingutusi, et see number tõuseks, sest kindlasti neid pöördujaid ja abivajad on rohkem, kui meieni jõuab. Esiteks nad ei julge rääkida, sest see on piinlik. Tihtipeale, kui me räägimegi sündmustest, mis meieni jõuavad, on lähisuhte vägivald. See tähendab, keegi lähikondlane on tema vastu selle süüd, ütleme siis selle vägivalla liigi toime pandud, mis iganes, olgu see füüsiline, olgu see vaimne ja nii edasi. Et ei taha enda perekonda mustata, võib-olla ollakse harjutud juba, ei osatagi abi otsida. Haage sõnul on tugiteenuste kättesaadavus sihtgrupile piirkonniti erinev ning arenemisruumi on, kuid pingutatakse selle nimel, et eakad ei peaks oma murega üksi jääma. Suurt rolli mängivad ka lähedased, naabrid ning lihtsalt inimesed tänavalt. Meie ühine ülesanne on märgata, kui midagi on valesti. Hooldekodude juhiseid peab parandama, me peame parandama teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, rohkem rõhku panema just sellele ennetavale poolele, et kuidas inimesed rohkem julgeksid teavitada ja märgata. Koolitused, meil on väga suur probleem sellega, et vanemaealisi, nagu me teame, on rohkem, kes ühiskonnas meil on, aga hooldekoduteenustele kohti vähe ja veel on probleem ka selles, et hooldekodutöötajaid on vähe võtta. Abi otsimine ei ole nõrkus, vaid julgus. Märkamine, sekkumine ja teavitamine võivad päästa kellegi elu. Väga oluline on siis märgata seda inimest, kes on jäänud kas siis mõne vägivalla episoodi meelevalda või siis võib-olla ta on lihtsalt jäänud märkamata ja ta ei tule enam oma eluga toime ja seeläbi vajab tugevat abi, ehk siis et naabrina, sõbrana, lapsena, vanemaealisena, sõbrannana lihtsalt märgake, olge olemas ja küsige nõu, kui te ise ei oska.